tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record I24 Newsi põhjaliku intervjuu saatesse. Esmaspäeval tähistas Ukraina oma 35. iseseisvuspäeva samal ajal, kui sõda Venemaaga jätkub. 4,5 aastat pärast seda, kui Venemaa ühepoolselt Ukrainasse tungis. Rindejoon on suures osas soikunud, kusjuures Venemaa on Ida-Donbassi piirkonnas saavutanud vaid minimaalseid edusamme. Samal ajal, kui mõlemad pooled vahetavad tugevaid raketi- ja droonirünnakuid. Ja kogu selle aja jooksul Iisraeli suursaadik Ukrainas Mihhail Brodski on elanud pideva Vene rakettide ja droonide ohu all. Kui tema võõrustaja riik püüdis sõja ajal säilitada mingitki normaalse elu ilmet, alates sissetungi kaootilistest esimestest tundidest kuni otsuseni viia saatkonna tegevus ajutiselt üle Lääne-Ukraina, Lvivi. Brodski sõjaaegne lähetus erines kõigest, mida ta varem oli kogenud. Ja sõja edenedes jälgis Brodski, kuidas suhted Iisraeli ja Ukraina vahel kõikusid, kuna Kiiev pidas Jeruusalemma toetust ebapiisavaks. Kuid kõik see muutus pärast 7. oktoobri rünnakuid, kui mõlemad riigid sattusid sõdadesse, mida nad peavad ellujäämissõdadeks. Kas Iisrael oleks saanud Ukrainat rohkem aidata? Ja millise seisukoha peaks Iisrael võtma, kui sõda jätkub? Et seda kõike lahti seletada, on mul au täna saates tervitada Mihhail Brodskit. Brodski on Iisraeli diplomaat, kes lõpetas hiljuti oma 5-aastase ametiaja Ukraina suursaadikuna, teenides sellel ametikohal Bennetti, Lapidi ja Netanyahu valitsuste ajal. Ta on esimene ehk immigrant, kes tuli 1990. suurlainega endisest Nõukogude Liidust ja on saanud karjääri suursaadikuks. Varem oli ta suursaadik Kasahstanis ja Kõrgõzstanis. Mihhail Brodski, suur tänu, et liitusite minuga täna õhtul. Tere ja aitäh kutsumast. Suurepärane. Nii et suursaadik, nagu ma oma sissejuhatuses mainisin, sõjarindel on olukord üsna paigal, erilist liikumist pole, natuke on seda Venemaa poolel, kuid viimastel kuudel oleme näinud Ukraina koordineeritud jõupingutusi rünnata sügaval Venemaa territooriumil. Kas saaksite anda meile lühikese ülevaate olukorrast, praegusest sõjaolukorrast Ukrainas? Teate, ma kirjeldan seda olukorda kui segu esimesest maailmasõjast ja kolmandast maailmasõjast. Ma selgitan miks, sest ühelt poolt on olemas tohutu rindejoon. Ja nagu te ütlesite, see on peaaegu seisakus. See on juba mitu aastat olnud seisakus. Ja mõlema poole kaotuste arv kasvab. See on tohutu. Ja see olukord, kus kõik on täielikult ummikus, meenutab meile esimest maailmasõda. Õige. Kaevikud täpselt. Ja teiselt poolt on kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine midagi täiesti uut, midagi, mida me pole veel kogenud. Kahe armee vahel on surmatsoon ja sõna otses mõttes ei suuda ükski inimene selles tapmissoonis üle paari sekundi ellu jääda. Aga see on midagi täiesti uut, droonide kasutamine mõlemalt poolelt, kuid eriti Ukraina poolelt, mis on muutunud väga silmapaistvaks droonide ja üldiselt kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisel. See on midagi täiesti uut. Ja tõenäoliselt annab see meile näite sellest, mis võib juhtuda ka teistes piirkondades, sealhulgas Lähis-Idas. Jah, me jõuame selle teemani vestluse jooksul veidi hiljem, aga rääkides Iisraelist, siis millal sõja jooksul pöördus Ukraina Iisraeli poole ja palus abi? Tegelikult oli see juba enne seda. Ukraina poolelt olid kontaktid ja sõnumid Iisraeline. Ja paluti anda mingisuguseid relvi, eriti õhutõrjet. Ma mäletan Ukraina endist kaitseministrit härra Aleksei Resnikov külastas Iisraeli. See oli 22. detsember, nii et 2 kuud enne sõja algust. Ma saatsin teda sellel visiidil ja ta arutas väga üldiselt, kuid ta arutas võimalust, et Iisrael võiks Ukrainale mingisuguseid relvi anda.
See pole kunagi juhtunud mitmetel põhjustel ja meie punased jooned, meie piirangud, mis meil alati on olnud, on vaid üks põhjus, kuid on ka teisi põhjuseid. Meie suhete ajalugu selles valdkonnas Iisraeli ja Ukraina vahel ning mõned muud põhjused. Ja loomulikult, kui sõda puhkes, siis muutusid nõudmised tõesti kiireloomuliseks. Ja Zelenski pöördus ametlikult ja mitteametlikult Iisraeli poole ning palus eriti raudkuplit. Tead, kõik rääkisid raudkuplist. Ja ma sain üllatusega aru, et mingil hetkel arvasid paljud inimesed, et on olemas päris raudkuppel, mis suudab kogu riiki kaitsta, mis ilmselgelt ei vasta tõele. Ja see ei ole nii. Ja seda pidin ma Ukraina üldsusele selgitama, et raudkuppel ei ole päris see, mida te arvate. See on hoopis midagi muud. Te mainisite neid piiranguid, mis takistasid Iisraelil Ukrainat täielikult toetada. Kas saaksite neid täpsemalt selgitada? Jah, muidugi. Ma arvan, et see on üsna selge ja ka ukrainlastele on nüüd üsna selge, et me oleme siin Lähis-Idas väga ohtlikus olukorras. Ja me peame arvestama erinevate osapoolte ja jõududega, mis mängivad Lähis-Idas olulist rolli, sealhulgas Venemaaga. Ja tol ajal, kui sa mäletad, oli Venemaa väga lähedal. Vene armee oli meie põhjapiirile väga lähedal. Nad baseerusid Süürias. Ja tol ajal lõime me venelastega suhtluskanali, et vältida erinevaid konflikte Süüria õhuruumis. Ja see toimis. Seega me ei tahtnud seda koostööd Venemaaga ohtu seada. Ja olid ka muud kaalutlused. Juudi kogukond Venemaal on tohutu. Me ei tahtnud seda ohustada, me tahtsime seda kaitsta. Me tahtsime, et see oleks turvaline. Ja kas oli hirm, et kui Iisrael aitab Ukrainat varustades seda kaitserelvadega, siis Moskva valitsus astub samme Venemaa juudi ma ei kogukonna usu, vastu? et seda saaks täielikult välistada. Ma ei välistaks seda täielikult. Kõik oli võimalik. Ja ma arvan, et venelased andsid väga selgelt mõista, et Iisraeli ja Ukraina vahelisel sõjalisel koostööl oleksid tagajärjed. Ja samuti saime aru, et me ei ole osa Euroopast, me ei ole osa NATOst. On nii palju riike, kes andsid ja annavad siiani Ukrainale abi, sõjalist abi. Sel ajal saime pakkuda midagi muud. Me andsime väga olulist humanitaarabi. Sa mäletad, et sõja alguses üritas toonane peaminister Bennett saada vahendajaks ja sõitis Moskvasse. Nii et me arvasime, et saame Ukrainat aidata teistel viisidel ja me tegimegi seda. Kas sa leidsid kunagi, et see oli isiklikul tasandil keeruline või häiriv? Edastada neid sõnumeid Ukraina valitsusele, Ukraina rahvale, sest ma kujutan ette, et sisimas oleksid tahtnud, et Iisrael teeks rohkem, aga sa mõistsid piiranguid. Kas sa tundsid end kunagi ebamugavalt, kui pidid seda keerukust Kiievile selgitama? Ütlen nii, see oli minu jaoks keeruline, jah, tõesti. Aga ma ei tundnud sisemiskonflikti, sest ma mõistsin meie positsiooni põhjuseid ja keerukust. See oli ning on siiani väga keeruline, väga nüansirikas. Ja loomulikult on seda raske seletada riigile või inimestele, keda rünnatakse. Brutaalselt rünnatakse ja kelle ellujäämine on kaalul. Nii et see polnud lihtne. Loodan, et lõpuks õnnestus minul ja mu kolleegidel selgitada või vähemalt näidata Iisraeli otsustusprotsessi loogikat. Ja meil õnnestus ka olukorda tasapaalustada, pakkudes Ukrainale väga olulist elutähtsat humanitaarabi. Kas te märkasite või olid mingid erinevused selles, kuidas Iisrael kohtles Ukrainat erinevate peaministrite ajal, kas Bennett, Lapid lühikest aega või Netanyahu? Ma ei arva nii. Ma arvan, et üldises poliitikas oli konsensus. Loomulikult on nüansse, kuid rääkides üldisest poliitikast pole see eriti muutunud. Tagantjärele vaadates, arvestades piiranguid, et mõned neist pole samad, sest Venemaa mõju Süürias ei ole enam endine.
ja Iisraelil ei ole vaja enam samasugust koordineerimist Moskvaga. Tagantjärele vaadates, kas te arvate, et Iisrael oleks pidanud Ukrainat rohkem toetama? Kõik on muutunud pärast 7. oktoobrit. Ja ma usun, et paljud küsimused Ukraina poolelt on samuti pärast 7. oktoobrit kadunud. Ma arvan, nad mõistsid palju paremini, milliste väljakutsetega me siin silmitsi seisame, milliste ohtudega me kokku puutume ja milliste vaenlastega me silmitsi seisame. Aga nad mõistavad, et meie võime Ukrainat sõjaliselt aidata on väga-väga piiratud. Ja mina isiklikult usun, et meie poliitika ei muutu enne, kui sõda Ukrainas lõpeb. Ja loodetavasti juhtub see varsti, aga tead, kunagi ei tea. Sa ei tea kunagi ja ma arvan, et keegi ei tea, millal see juhtub. Nüüd üks asi, mis mind selle sõja jooksul tõesti üllatas, oli see, kuidas Ukrainat nüüd läänes tajutakse. Taavet, kes võitleb selle Goljatiga kõigi ootuste vastu, jääb ellu. Mitte ainult ei jää ellu, vaid annab ka lahingu, püüdes säilitada normaalset elu. See viib mind tagasi selle juurde, kuidas, mitte isiklikult, vaid kuidas ma seda lugesin. Kuidas Iisraeli tajuti pärast 6-päevast sõda kui väikest riiki, palju nõrgema armeega võrreldes paljude vastastega ja siiski võideti. Kas näete sarnasusi tollase Iisraeli ja tänase Ukraina vahel? Ja milliseid teisi sarnasusi te märkate nende riikide vahel? Absoluutselt. Ja mitte ainult tollase Iisraeli ja tänase Ukraina vahel, vaid ka tänase Iisraeli ja tänase Ukraina vahel. Ja nende kahe riigi vahel on nii palju sarnasusi. Tead, mitte ainult meie positsiooni ja võimsate vaenlastega silmitsi seismise osas, vaid ka meie sisemise poliitilise kultuuri poolest. Ja paljudes aspektides oleme me väga sarnased. Hästi, mis puudutab neid sarnasusi ja asju, mis Ukrainal ja Iisraelil täna ühist on, siis üks neist on ühine vastane ehk vaenlane ja see on Iraan. Kuidas see ühine vaen Iraani vastu mõjutab Iisraeli ja Ukraina suhteid? Absoluutselt. Me näeme Iraani ohtu ühtemoodi. Iraan on selgelt meie vaenlane, kuid see on selgelt ka Ukraina vaenlane. Ja me alustasime koostööd Iraani küsimuses. Ma ei saa koostöö üksikasjadest rääkida, aga meil õnnestus koos ukrainlastega saavutada Ukraina valitsuse otsus kuulutada revolutsiooni kaardivägi terroristlikuks organisatsiooniks. See oli väga oluline otsus mitte ainult sellepärast, et see oli Ukraina otsus, vaid ka sellepärast, et paljud Euroopa riigid jälgivad Ukraina ja nemad nad hindavad seda otsust ja võivad teha sama otsuse järgides Ukraina otsust. Ja samuti teeme rahvusvahelistes organisatsioonides koostööd Ukraina küsimuses, sest mõlemale riigile on selge, et meil on ühine vaenlane. Ja me peaksime koos töötama, et piirata selle sõjalist mõju Lähis-Idas ja Ukraina konfliktis. Varem rääkisite näiteks sellest, kuidas enne sõda ja sõja alguses Venemaaga Ukraina otsis Iisraeli abi. Aga mida õppis Iisrael Ukraina kogemusest Iraaniga seoses, mis aitas Iisraeli sõjaliselt? Ma arvan, et kogu maailm õppis Ukrainast palju ning et sa suudad seista vastu väga tõsisele vaenlasele. Sa suudad isegi ja tead, sa suudad võita, sa suudad kaitsta oma riiki hoolimata erinevustest võimekuses. Ja mis puudutab Iraani, siis ilmselgelt on Ukraina saanud tohutu kogemuse Iraani relvadega toimetulekul, eriti droonidega. Ja see on midagi, mida me hakkasime Ukrainast õppima, sest me seisame praegu silmitsi sama ohuga.
aga Ukraina on ilmselt ainus riik, kellel on tegelik kogemus nende droonidega toimetulekul. Ja tegelikult õnnestus neil välja arendada väga-väga tõhusad süsteemid ning nüüd suudavad nad enamiku droonidest alla tulistada. Kahjuks ei ole neil piisavalt õhutõrjet, et toime tulla ballistiliste rakettide või tiibrakettidega. Aga droonide vastu on nad üsna tõhusad. Ja ma arvan, et see on ka meie jaoks väga oluline kogemus. Kas on mingeid vahetuid õppetunde, mida Iisrael on juba Ukrainalt õppides omaks võtnud? Me oleme selles protsessis. Ma ei saa öelda, kas me oleme need õppetunnid juba omaks võtnud, aga meil on oma enda tehnoloogiad. Me liigume justkui kahel paralleelsel rajal, sest mõlemad riigid on aktiivses sõjasituatsioonis ja mõlemad arendavad sõjatehnoloogiaid. Aga sünergia on olemas ja see areneb edasi. Nüüd sa mainisid, et Iisrael ei ole ainus, kes otsib Ukraina abi ja õpib Ukraina kogemustest. Me nägime seda ka pärast Iraani sõda. Sellised riigid nagu Araabia Ühendemiraadid, Katar, Saudi Araabia otsivad Ukraina abi. Kui suur mõju on sellel Ukraina suhetele selle piirkonnaga? Ja kas Iisrael võib-olla proovib sellest võimalusest kinni haarata piirkondlikuks lõimumiseks? Absoluutselt ja ma arvan, et ukrainlased on mõistnud, et neil on seekord, neil on trumbid käes. Neil on selge trump, mille nad on suutnud välja arendada ja mis on väga oluline paljudele riikidele maailmas, eriti just Pärsia lahe riikidele, mida Iraan ründas. Ja ma tean seda üsna hästi. Paljud Lähis-Ida riigid on pöördunud Ukraina valitsuse poole ja palunud abi oma kriitilise taristu ning elanikkonna kaitsmisel Iraani rakettide ja droonide eest. Ja minu teada see abi ka anti. Teate, Zelenski külastas Lähis-Ida riike ja lubas neile abi anda. Mida te saate jagada, millised on need õppetunnid, mida Ukraina annab oma partneritele, Iisraelile ja Pärsia lahe riikidele? See ei puuduta tingimata uusi tehnoloogiaid, see on seotud kogemusega. Ja ühelgi teisel riigil ei ole sellist kogemust nagu Ukrainal, nagu ukrainlastel, selle tohutu rindejoonega ja mitmeaastase kogemusega droonidega tegelemisel. Mitte tingimata Iraani droonidega, vaid ka Vene droonidega. Teate ju, Venemaa suutis välja arendada tohutu, teate küll, droonitööstuse ja üldiselt sõjatööstuse. Ma ei usu, et nad enam nii palju Iraani droone kasutavad. Aga alguses ma mäletan, et nad toetusid üsna palju Iraani droonidele, aga tõenäoliselt enam mitte. Ja see valdkond muutub ilmselgelt üsna kiiresti. Sest sõja alguses turistasid Ukraina politseinikud tänaval neid Shahedi droone püssidega tänavatel. Ma eeldan, et see enam nii ei ole. Jah, see enam nii ei ole. Nüüd on neil teised viisid nende droonidega tegelemiseks. Aga tingimata ei olnud vaja mingit tehnoloogilist läbimurret, et sellega toime tulla. See on lihtsalt kogemuse küsimus, mis töötab, mis ei tööta, sellest ma räägingi. Kas Ukraina saab selle sõja võita? Ma ei usu, et keegi reaalselt mõtleb selgele võidule ja mis on võit, mis on triumf. See ongi suur küsimus. Aga ma usun, et Ukraina on suutnud ja suudab ka edaspidi ellu jääda iseseisva ja vaba riigina, mis on väga oluline demokraatliku riigina. Ja see on demokraatlik riik. Kõigi nende probleemidega, mida ta kogeb, see on vaba ja demokraatlik riik. Ja ma loodan, et nad jäävadki selliseks riigiks. Ja neil on see sisemine jõud ja tahe jääda iseseisvaks ja vabaks. Ja ma usun, et nad saavad sellega hakkama. Kas teie järeltulija on juba määratud? Ta on juba saabunud, ta on juba Kiievis, jah. Ja mida te siis, millised olulisi teadmisi te temaga jagasite? Kõigepealt loodan ma, et vähemalt tema ametiaja jooksul saab sõda läbi. Ja see ongi peamine asi, mida ma talle ütlesin, et ma tõesti loodan seda, sest ma lootsin seda ka oma ametiajal, mis oli üsna pikk, 5 aastat.
ma lootsin, et sõda saab läbi. Seda ei juhtunud. Ma loodan, et tema ametiajal see juhtub. Aga ükskõik, mis juhtub, ma usun, et mõlemad riigid jäävad väga lähedasteks. Meie suhted jäävad väga eriliseks, väga emotsionaalseks ja seda peaks igaüks, kes on Ukrainas töötanud, meeles pidama. Meil on väga eriline side, see inimlik sild, mis on nii väärtuslik ja nii oluline. Ja ükskõik milliste väljakutsetega me silmitsi seisame, jäävad suhted väga lähedaseks. Ja ma kirjeldan seda tavaliselt kui perekondlikku suhet, tead nagu väga lähedaste sugulaste vahel. Aeg-ajalt vajame perepsühholoogi, et probleemidega tegeleda. Ja loomulikult on meil oma tõusud ja mõõnad. Sellest hoolimata oleme me kaks väga lähedast riiki, kellel on tohutu koostööpotentsiaal erinevates valdkondades, sealhulgas sõjandusvaldkonnas. Eriti siis, kui sõda Ukrainas on läbi. Kuulsin ühest teisest intervjuust, et sa kirjutad lasteraamatut. Jah, me kirjutasime koos oma naisega, kes on illustraator ja kunstnik. Me kirjutasime lasteraamatu, millel ei ole mingit seost Ukraina sõjaga, kuigi see kirjutati Ukraina sõja ajal, aga sellega pole mingit pistmist. See räägib diplomaatiast ja sellest, kuidas diplomaati kasvatada. Selle nimi on Kuidas kasvatada kodus diplomaati. Sellised asjad. See on naljakas raamat, kus on palju pilte. See on rohkem koomiks kui tavaline raamat. Ja see ilmus Ukrainas, aga me loodame selle tõlkida ka teistesse keeltesse, tõenäoliselt ka inglise ja heebrea keelde. No, palju edu, loodan, et raamat läheb hästi ja loodan, et Iisrael saab jätkuvalt sinu teenusest kasu. Nüüd tahan liikuda edasi saate viimase osa juurde. See on kiire küsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti ja sa ütle mulle esimese asja, mis pähe tuleb. Vaatame siis esimest pilti. Olgu. Kui soovid. See on Iisraeli peaminister Netanyahu koos Ukrainaga. President Zelenski üsna hiljuti. Lindsey Grahami Matust. Tõsi. Iga kohtumine juhtide vahel on oluline. See oli väga lühike, mul pole aimugi, millest nad rääkisid. Aga meil on nii palju teemasid arutada ja nii palju asju, millest rääkida, nii et ma olen üsna kindel, et nad ei raisanud oma aega. Muidu, kuigi peaminister ei ole, meie peaminister ei ole sõja ajal Ukrainat külastanud, aga 2 meie välisministrit on Ukrainat külastanud. Endine välisminister Eli Cohen ja praegune välisminister Gideon Saar külastasid Ukrainat. Ja härra Sibilla, Ukraina välisminister, kutsuti härra poolt Saar Ukrainasse külla ja ta võttis kutse vastu, nii et loodetavasti tuleb ta üsna pea Iisraeli. Hästi, liigume järgmise pildi juurde. See on üks esimesi pilte, mille sa 24. kuupäeval postitasid. 2022 aasta veebruaris, kui Venemaa tungis Ukrainasse. Ja ma mäletan sellest konkreetsest päevast väga palju asju. Ja ma mäletan, et keegi saatis mulle sõnumi ja ütles, et see on tõeliselt ajalooline hetk. Ja seda ma tundsin võib-olla mitte just sel konkreetsel päeval, aga hiljem sain aru, et see oli ajalooline päev. Ja see oli siis, kui venelased ründasid Kiievit sõja esimesel päeval. Ja üks Vene tank või midagi sellist suutis peaaegu Kiievi kesklinna jõuda. Aga siis õnnestus ukrainlastel sissetung peatada ja sellest hetkest muutus olukord drastiliselt. Ja ülejäänu on ajalugu, tead küll, sõda, mis kestab siiani. Ja kui kõik arvasid, et kogu lugu saab läbi mõne päevaga või mõne nädalaga. See kestab siiani, hästi. Siis liigume edasi viimase pildi juurde. See oled sina, esitades oma volikirju president Zelenskile. 22 päev enne seda, kui meie president külastas Ukrainat, päev enne seda, kui ma andsin oma volikirjad üle president Zelenskile, ta näeb nüüd teistsugune välja, ma arvan, et ka mina näen teistsugune välja, aga ma mäletan seda kohtumist.
see oli ainus kord, kui ma temaga silmast silma umbes pool tundi vestlesin. See oli üsna meeldiv vestlus, aga jällegi see oli enne sõda. Ma tahan veel kord tänada teid, Mihhail Brodski. Mitte ainult siia tulemise eest, vaid ka teie teenistuse eest väga olulisel ja keerulisel ajal. Iisraeli ja Ukraina ajaloos. Teenides sõja ajal oma võõrustaja riigis, kui kodus käib sõda. Seega tahan ma teid veel kord tänada teie teenistuse ja selle eest, et leidsite aega täna siia tulla. Me peamegi siinkohal lõpetama. Aitäh, et täna meiega liitusite. Liituge meiega taas järgmisel nädalal saates On the Record. Tänase ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!